KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna NFC Southi korrespondendid, Carolina Panthersi fänn Kevin ja New Orleans Saintsi fänn Kaups. Tere mehed! Kevin, meenuta mulle jälle, kas sa olid esimene, kes oma tiimi üldse selles podcastis vist review'id või? Vist ikkagi oli, jah. Ma sain selle esimese kutse sinu eest. Isiklikult. Oli jah, isiklikult. Aga jah, kõik need aastad, Kaups ka ju, Kaups oled ka juba mitu aastat meil ju teinud seda ja käinud iga kogu, kui Saintsist on vaja juttu rääkida. Ma ei tea, 3. kord vist, jah, äkki. Midagi sellist peab ikka vähemalt 3, jah. Aastad lähevad muidugi kiiresti ka. NFC South jah, on selles mõttes alati huvitav division, et ma ei tea, kas ühegi teise divisioni kohta me räägime iga aasta, et division lahtine, kõik 4 tiimi võivad, et kui 1 või 2 asja lähevad õigesti, siis kõik tiimid usuvad, et nad võidavad selle divisioni ära ja siis alati hooaja lõpus kuidagi vaatame, et kui me isegi praegu vaatame neid nagu divisioni ette, et milline tiim võiks saata 3 tiimi play-off'i või midagi sellist, väga harva räägime sellest, et NFC South, et tavaliselt selle divisioni võitja ongi nagu play-off'is tegija, kõik teised tavaliselt jäävad välja ja üldjuhul sa võidad selle mingi 10 võidu või 9 võiduga. Et eelmine aasta oli siis ju Carolina see, kes see õnnelik oli seal, et Kevin tegelikult ju Carolina viis Ramsi play-off'i mängus täitsa lõpuni välja, aga LA võttis nagu oma välja, et mis sa nagu, rutates ette niikuinii, tegelikult alustame Carolinast, et Kevin, mis sa nagu praegu sellest nagu uuest Carolina ajastust arvad? No, see naljakas oli see, et eelmine aasta mu bold prediction oligi see, et Carolina võidab divisioni ära. et niimoodi ja läkski. Ma ütlen nii, nagu oleks tegelikult tahtnud, et see oleks seda võitvat rekordit tahtnud, seda pole ammu olnud, aga võtame selle. Jah, see play-off'i mäng oli tegelikult väga hea, selles mõttes, et see oli tasavägine mäng ja ei läinud sinna ei saanud üle ei sõidetud, siis see oli nagu väga hästi, väga hea samm selle nagu õiges suunas. Et ütleme, siin palju küsimärke siiski, kõigepealt kõige suurem koht on ju quarterbacki asi, nagu ikka. Näeme, aga selles mõttes Canalese all on tegelikult väga positiivne projekt ikkagi olnud, et see, mis vahepeal oli, et see võrreldes sellega on ikka tunduvalt toredam nüüd Carolina hooaegu oodata. Ja Kaups, New Orleans lõpetas eelmise hooaja päris tugevasti. Sina kui üsnagi värsketel suvepäevadelt tulnud inimesena, et mis sa nagu sellel hooajal kaasa võtad, et oled Tyler Shooki usku ikka, eks ju? Ei eks ma ikka olen, jah, et vaatame, mis nüüd edasi toob, et eelmise aasta lõpp need tiimid tegelikult, kellega me mängisime, olid tegelikult nõrgad, et see oli nagu hea talle alustada, aga nüüd edasi järgmised mängud on siin kohe Ravens ja Lions, et midagi lihtsalt ei ole. Oli jah, see jäi mul endal ka silma Ravensi fännina. Aga jah, enne kui me kõige selleni jõuame, siis nagu alati minge kavr3.ee, saate sealt merchi, kõike podcastiga seoses infot, sealhulgas Ülari ja Ott Eeriku mängulink ja Titansi mängulingi ka. Lindistamegi tegelikult paar päeva enne Tartu Titansi kohtumist Klaipeda, mis need on, Kuralased siis või? Et jah, kõik lingid, kõik Hall of Fame'id, mingid ajaloo võitjad, ennustusmängud, fantasy'd, kõik asjad, et kõik, mis podcastiga seostub, vaadake sealt. Täna on siis NFC South ja üks väike selline housekeeping veel, et nüüd kuni hooaja alguseni või terve augustikuu vältel siis paneme need preview osad üldjuhul välja teisipäeviti ja reedeti. Et reedene osa tuleb siis üldjuhul koos uudistega, mida praegu iga päev tiksub, iga kord, kui mingi Twitteri lahti teed jälle mingi Jacoby Lane teeb midagi Baltimoori suunda või midagi toimub, eks ju, et keegi on katki.
keegi saab Carolinas vigastada või San Francisco on umbes põlemas juba, eks. Tahtsingi öelda, et meil on pigem vastupidine. Keegi on jälle haigla poole tööl. Oleks vaid, et keegi teeb playsid, vaata. Ja siis ühtlasi ka see, et Ülar ja Ott Eerik siis lindistavad seda 2 kanget Euroopas ka, et see tuleb üldjuhul üle nädala, aga nad vaatavad ka jooksvalt, kuidas nende hooaeg seda lubab teha, et noh, kes meid kuulab, te teate niikuinii, püsige kanalil, püsige lainel ja anname siin augustikuu jooksul teile päris palju materjali, sealhulgas siis tänane Carolina Panthersi ja NFC Southi osa, et alustamegi Carolinaga. Kevin, sa korra nagu viisid väikse intro sisse, et peatreenerina jätkab Dave Canales, Carolina meeskond, kes tuli eelmisesse hooaega suurte küsimärkidega tegelikult, mõned ilmselt said ikkagi nüüd nagu sellise korraliku vastuse ja tiim tegelikult sai palju tugevamaks minu silmis ka, et off-seasoniga kaotati Rico Dowdle, kes oli niisugune 50-50 running back küll väga kõrgete momentidega ja Austin Corbett sealt ründeliini keskelt, aga sisse toodi päris palju raha, kulutati Jalen Phillips, pass rusher Miamist ja Devin Lloyd siis Jacksonville'i linebacker sinna keskele, pluss siis Rashid Walker Green Bay'st ründeliin, draftist veel üks ründeliini mängija Monroe Freeling, kaitseliini keskele Lee Hunter ja siis 3. raundis Chris Brazell, kes jah, paraku see hooaeg ei mängi pärast seda vigastust, mida me siin juba mainisime. Et Kevin, see sissejuhatus selle pikenduseks, et kui ma annan sulle ette skaala 1-10, siis kuhu sa paigutud sel hooajal? No eelmine hooaeg tegi väikse standardini. Natuke raskem, aga paneme sinna. No, oleme ikka optimistid, ma panen kuskile 7 juurde selle. Ma panen selle 7 juurde. et ikkagi, vigastused on vigastused. Neid ikka, tuleb selle spordis, aga ma usun, et ikkagi mingid täppi nüüd ikkagi on, et võiks hakata tegema, et nagu Price'il on see kõige suurem tõestusmoment nüüd on, et eelmine hooaeg oli tegelikult juba täitsa nagu andis lootust ja et ma panekski kuskile 7 juurde, et eks me näeme, muidugi võib kindlasti väga halvasti minna, aga eks me näeme. Aga tegelikult sa korra viitasid ka sellele, et see Price'i küsimärk, kui sa vaatad nagu selle tiimi ülesehituse peale, mis ongi tegelikult, kui sa võtad selle depth chart'i lahti, tegelikult on päris solid tiim igas faasis, et on kindlasti nõrgemaid kohti ja tugevamaid kohti, aga kas see Price'i küsimus on ikkagi see, mis nagu kõige kõrgemal õhus ripub või on seal midagi muud, mis sulle nagu veel rohkem silma jääb? No minu jaoks on ikkagi päris, nagu ma eelnevad aastad olen öelnud, et ma ei ole väga aust ja sellest väga lahke temaga olnud, et ma olen ikkagi teda kritiseerinud. Ma tahtsin alguses peale tegelikult Stroudi, aga ma pean talle kaasa elama lihtsalt, mul ei ole muud varianti, et ikkagi ma ütleks et see quarterbacki osa, selles mõttes, et nagu relvi nüüd on tegelikult, et Hubbard on näidanud, Dowdle läks ära, aga nüüd see mis ta nimi oli? Jonathan Brooks. Jonathan Brooks on ju terve, ründes on ju Legett on nagu püüdeid on selles mõttes. Koos Jalen Cokeriga ja Jimmy Hornid ja kõik. Täpselt, et selles mõttes, et nüüd võiks nagu seda positiivset rekordit ka püüda, et kui seda ei tule, siis mina ütleks tõesti, et nagu ma arvan, et see on pigem juba quarterbacki küsimus. Mitmes aasta tal on praegu? Läheb 5. 4. tuleb. Või 4. läheb, jah? Nüüd tuleb 4. Et ikkagi see ei ole tegelikult kõige parem märk, et lähed 4. aastasse, on ikka nagu küsimärgid ülevad, et see nagu selles mõttes franchise quarterback ikkagi võiks selleks saaks juba nagu tõestanud ennast olla. See vist on üks neid kohti jah, et ma ei tea Kaups, mida sa nagu Price Youngist arvad, et kõigepealt nagu divisioni rivaalina muidugi, aga et kas Price siseneb praegu sellesse aega, kus tegelikult peaks talle selle contract extensioni andma, eks ju, või selle suure lepingu põhimõtteliselt, aga kas Kaups sa näed teda, kui Price Young kõnnib väljakule, kas sa pigem oled nagu, et yes, või pigem kardad teda? No ma arvan, pigem kardan, minu meelest ta on nagu väga ebastabiilne, et tal mõned mängud tulevad väga hästi ja mõned mängud nagu täiesti, nagu ta on pea on ära kaotanud kuskil. Et ma ei tea, millest see tal tuleb, aga nii see on praegu see suund. Ja üks asi, mis see aasta ka võib-olla välja tuua sellise küsimärgina on see ründeliin, mis tegelikult ju
2 aastat tagasi peeti üheks NFL-i parimaks, tegelikult isegi ka eelmine aasta. Aga no siin on Taylor Moton, kes see hooaeg ilmselt alustab injury reserve'i pealt ja siis sul on Ike Ekwonu, kes sai vigastada, et nad tõidki selle Rashid Walkeri sisse, Monroe Freelingi draftisid, et rookid peavad päris varakult seal hakkama asju tegema. Robert Hunt, Damien Lewis seal liini keskel, Luke Fortner, selles mõttes tegelikult on hea sats koos, aga jah, see vigastuste ebastabiilsus võib-olla on ka nagu üks asi, mida see aasta silma peal hoida. Aga Kevin, minnes siis korra veel nende off-seasoni signingute juurde, et suurt raha Jalen Phillipsile. Phillips ilmselt paljudele meenub selle, seal oli see Miami hooaeg, kus ta oli hästi hea ja siis ta tegi selle Ahilka vigastuse sai. Devin Lloyd, ütleme linebackeri diili kohta suures pildis päris hea leping ja selline kaitseliider, et nad on sellesse kaitsesse jõhkralt investeerinud ja tahaks arvata, et see aasta nad ikkagi võib-olla astuvad selle sammu siis, ma ei tea, mingi top 10 või top 8 hulka isegi. Jah, tõesti jah, see Phillipsi kontrakt on ikkagi päris pirakas, ütleme niimoodi, et aga ma selles mõttes, et see töö on ikkagi, ma ütlen selle general managerile, et loodame, et ta teab, mis teeb selles mõttes, et selles mõttes, kui tahad võitvat projekti, siis sul on ikkagi vaja riskida natuke. Ma arvan, et enam-vähem on nagu selles mõttes täidetud ikkagi need vajalikud kohad. Et palju raha kulutatud, aga ma ütlen, et ja secondary, mis tuleb ka nagu tervenisti eelmisest aastast tagasi, Mike Jackson mängis väga hästi, JC Horn on loomulikult selle kaitse, on selle kaitse võib-olla selline tugitala koos Derek Browniga, et see kaitses on selgelt talendikaid mängijad, Trevon Moorik ka, et sa ununes ära, et tema sinna liikus ju. Moorik on ka, jah. aga kui sa vaatad seda tiimi, Kevin, nagu niikuinii ütleme, see Bryce Youngi küsimus on see suur küsimus seal, eks ju, ja ma ei tea võib-olla, et kes tight end on peale Tommy Trembeli, kes tingimata ei ole parim receiver, eks ju, aga kes on need X-faktor mängijad see aasta, et kes peavad võtma selle mingi järgmise arenguhüppe, järgmise sammu, et Carolina siis jõuaks sinna, kus nad jõudma peaksid? Hea küsimus, jah. X-faktor mängijad, et see on küsimus. Ikkagi tahaks näha mingit seda arengut nagu sellest selles mõttes, et Hubbard kindlasti peab tulema hakkama näitama nüüd, mis saivad selle extensioni. Hubbardit kindlasti tahaks näha, et saaks selle üle-eelmise hooaja vormi siis tagasi, et see läks sinna. Kaitse poole pealt, Horn on kindlasti X-faktor, tema võiks nagu mängida niimoodi, nagu ta oskab mängida, et ütlekski nii, jah, korra tuli jutuks, et Jonathan Brooks, vaata, keda on siin ka aastaid, sisuliselt aastaid oodatud, et ta lõpuks väljakul astub, ta on kogu aeg vigane olnud, et ka üks väga huvitav mängija, kes teoreetiliselt siis hakkab Chuba Hubbardiga või siis noore Etienne'i vennaga seda backfieldi nagu jagama, et kui see running game, me nägime eelmine aasta ka ju, vaata, kui Rico tuli sisse 2 aastat tagasi, kui Chuba pani hullu, et kui Carolinas jooks töötab, siis töötab kõik muu ka, Bryce Young töötab natuke paremini, et see on ka võib-olla üks koht, millel silma peal hoida jooksumängul. Jooksumäng kindlasti, jah, Hubbard. Loodame, selles mõttes, mulle ta väga meeldis, siiamaani meeldib, ei minu aeg läks nagu läks, Taudl nagu toitis seal seda nii palju kui vaja oli, aga ikkagi loodame seda, et ikkagi tema vorm nagu tuleb tagasi, siis ei pea nagu teiste peale nagu nii palju lootma, aga ikkagi rotation on selles mõttes solid, selles mõttes Jonathan Brooksi ja Etienne'iga, nii et Kaups Saintsi fännina, mida sa, ütleme, suures pildis, mida sa nagu Carolina liigutustest arvad, aga mida sa selle tiimi nagu kõige sellise, kõige hirmsama asjana nagu näed, et kui Saints mängib Carolina, kes sa tead, et kurat, me läheme selle tüübi vastu või et see vend mängib meie vastu või et mida sa nagu ootad, kui sa pühapäevaseks mänguks valmistud? Hea küsimus. Ma otseselt ei karda midagi, kui ma endast vastu mängin. Aga mina arvan, et teil on jah, see receiverid peavad nagu edasi
sammu astuma seal, et Leggett võiks nagu võtta kokku ennast, et oleks nagu rohkem mehi, kellele visata seda palli. Jah, McMillan üksinda, kui kaua ta üksi tassib. Jalen Cokeri, siin me kustutame praegu Jalen Cokerit ajaloost ära. Streets won't forget. Coker ka kindlasti, et selles mõttes, et nagu kahvur, tight end, see on meil vist iga aasta olnud see suur küsimus. Pärast Greg Olseni pole kedagi olnud seal. Pole nagu mitte kordagi nagu parandatud seda, et eks me näeme, jah. Et selle peale ma ei looda, pigem need receiverid, jah, et need võiks nagu ikkagi näidata, et milleks nad võimelised on. See on üks päris huvitav tiim tegelikult, jah, see on Carolina, või võib-olla ma olen lihtsalt alati olnud selline päris low-key või mitte isegi nii low-key Carolina fänn, eks ju, aga see on selles mõttes lahe tiim, mida vaadata, sest see nagu, seal on nii palju seda mingit arengu sellist klauselit, mida jälgida, et Price astub sammu, kui T-Mac astub sammu, Coker paneb hullu, et seal on just need sellised lahedad skill player'id, aga jah, see üks asi on see, et need mängijad nagu astuvad sammu edasi ja kindlasti see on nagu oluline aspekt, aga Kevin, mis oleks Panthersi jaoks edukas hooaeg? Nagu praegu öeldes, et ma oletan, et see tingimata, kõik tiimid tahavad Superbowli võita, aga mis see nagu selline reaalne asi on see, et sa istud jaanuaris oma diivanil või ütleme veebruaris ja ütled, et kurat, see oli Carolina jaoks hea hooaeg. Minu suur asi on ikkagi olnud see, et saaks lõpuks selle winning recordiga. Mina ikkagi valetan selle jaoks, et tuleks lõpuks, seda pole 2017 oli viimati või midagi sükest, 8 hooaeg. Kus ei ole kordagi nagu winning recordiga lõpetanud. Võiks nagu, usun võin, ma tahaks siia täiega tulla siia podcasti nagu mingi Patriot fänni rääkida, et võidame nii. Aga ma pean realistlikuks jääma, ma ütlen, et 9-8. Ja muidugi see, kui saaks nüüd nagu Price'it nagu veelgi nagu natuke parem hooaja, siis oleks ka nagu ikkagi mingid küsimärgid ikkagi jälle vastatud. Sest tal on nüüd see tähtis koht, jah, et see player option võeti peale. Ja pärast seda hooaega on kindlasti nüüd suur kontrakti koht. Et eks tal on endal ka, ma arvan, see pea kuklas kogu aeg kummitab teda, ma arvan, et motivatsiooni peaks kõvasti olema. Et loodame, et kõik paneb nüüd poisi mängima just, et see stabiilsuse leiaks, et see jah. Aga jah, ma ütleks jah, et mina tahaks väga winning recordit näha. Isegi kui division ei võida, lihtsalt 9-8 mõttes väga õnnelik. Sa oled ilmselt seda tegelikult siin varasematel aastatel ka öelnud, aga kui sa praegu nagu tõid välja, et 2017 oli viimati, siis ma vaatasin järgi, et kurat ongi, et seda on nii naljaks mõelda, et tiim ei olegi olnud üle 500. See oli see viimane Cam'i hooaeg. Jah, viimane Cam'i hooaeg, kui DJ Watt õla lõhki lõndus. Et see sellest ajast saati. Ma tegelikult ei oska isegi natuke hirmutada, nii kaua on läinud mööda. Ja eelmine hooaeg, mis nüüd läbi sai, oli ühtlasi esimene play-offi hooaeg pärast 2017, kui oligi viimane winning record, täitsa uskumata. Et mõnel tiimil jah, et winning record on täitsa aus eesmärk selles mõttes jah, et ja sellega tahaks arvata, et äkki juba play-offi ka ikkagi sellest divisionis eelmine aasta 8-9 jõudis. On see division, kui kaotava rekord tahad play-offi jõuda, siis see on see koht olla. On varem olnud ja võib-olla on see kord ka. Aga ütleme siis nii, et Vegas ennustab 7 poole peal, ehk siis tegelikult ütleme veel 8 võitu, aga Kaupo, alustame sinust. Kas sa arvad, et Carolina võidab üle 7 poole mängu või jäävad alla, over-under? Ja sa võid ennustuse ka kohe andes juba. Ma arvan, et jääb üle 7 poole, aga seda winning recordit ikkagi ei tule. Tuleb 8-9 uuesti. Aus. Kevin, jätame sinu korra viimaseks, lihtsalt siin on, ma panin täpselt sama, mis Kaupo, 8-9, kõlab kuidagi reaalselt ja eelmise aasta kordus. Ülar usub natukene vähem Carolinasse, tema pani 6-11. Kevin, sinu kord nüüd. Ai, Ülar. Ei saa anda seda. No kui keegi läheb siin 9-8 peale, siis see olen mina, ma arvan. See on nagu, et this point sa pead. Väga õige. Lähme siis 9-8 peale. Oleks veel mõned aastad tagasi, ma oleks 8-8, aga seda enam ei saa, nii et lähme 9-8. Äkki üks viik tuleb veel.
nojah, üks äkki viik, see. 8-8-1, kui keegi nüüd ennustaks siin ühe viigi ära ja paneks selle täppi, see oleks ka klass omaette. Aga jah, ma jään praegu 9-8 juurde, peab ikka optimistlik ka natuke elus olema. Aga kas sul on mõni bold prediction ka või? Ülari jättis meile siia, et JC Horn saab Defensive Player of the Year hääli, mis läheb üsna lähedale sellele, mida ma oleks välja pakkunud, nii et ma lähen koos Ülariga selle laine peale, et Kevin, on sul mõni bold prediction Carolina Panthersi kohta see aasta? Eelmine aasta seda sai juba kasutada. Eelmine aasta seda sai juba kasutada. Ütleme, Bryce Young paneb. No nii. 30 touchdown. Saab 30 kätte. Ma ei tea, Vegase numbrid on. Vegase ennustusest oli mingi 22,5 äkki. Ta eelmine aasta viskas 23. Ütleme, et nüüd on motivatsioon paneb 30+. 30 on täitsa aus selle piirjärgi. Kaupo, on sul bold prediction'id Carolina Panthersi kohta või liigume edasi sinu tiimi juurde? Mul vist ei ole väga bold prediction'id öelda midagi. Ei ole viga, oma teiste tiimide kohta ongi raske nagu mõelda neid, enda tiimi kohta paneks mingi iga mängija kohta, et 8 säkki, mis iganes. Aga lähme siis kohe Saintsi juurde edasi, et võtame täna niikuinii ju kõik need 4 tiimi läbi, et tuleme ringiga siin tagasi, aga New Orleans Saints siis sarnaselt Carolinaga jätkab peatreeneriga, Kellen Moore'iga. Suurimaks kaotuseks see off-season on sisuliselt Taysom Hill, kes on siukse, eelmine aasta juba oli natukene sellises maskoti rollis võib-olla. Aga sisse sees toodi väga palju mängijaid. Travis Etienne, Jacksonville'i running back, Noah Fant, Caden Ellis, Dillon Raduns, Chris Olavel anti leping, Cam Jordan toodi aastaks tagasi, Alvin Kamara paistab, et jääb sinna. Tyree Wilson toodi treidiga sisse, see on Ülari järgmine, see Joe Tryon-Shoinka. Ja siis draftist ka kõrge pikiga Jordan Tyson, wide receiver ja siis defensive tackle teises raundis ja Oscar Delp, üks neist hinnatud tight endidest draftis veel 3. raundis toodi ka sisse. Et Kaupo me korra nagu mainisime, et Saints eelmine aasta oli 6-11, eks ju. Aga see hooaja lõpp, jällegi tiimid, kelle vastu mängisid tõesti, nagu sa ütlesid ka, et ei on nagu nüüd siin kõige võimsamad. Aga kui sa võtad selle eelmise hooaja lõpu, Tyler Shooki see arenguhüpe või tähelend, pluss siis see, mida Saints praegu see off-season teinud on, siis mis vibe'iga sa peale lähed sellele hooajale? No tore, et sellele Shookile on põhimõtteliselt kõik nagu kätte antud, et tal on receiverid olemas, edge'id on olemas, selles suhtes kaitse on olemas, kaitseliin. Et nüüd tal on ainult näidata, mis ta suudab teha seal ründes. Ja jooksja Etienne on ka Kamaraga koos, ma arvan, et saavad hakkama, mõlemad saavad puhata natuke, ei pea olema nagu täiega, nii et nad on vigastatud, on ju. Ja aga need kaotustest ma tahtsin veel öelda, on see Alante Taylor läks ära Titansist, millest on väga kahju ja siis see Adibo läks eelmine aasta juba Giantsist, aga veel läks ära see Demario Davis, Jetsi. Demario Davis läks, jah. Veteran, jah. Jah, et meil on nüüd see kaitse pool on pigem praegu see suurem probleem siin. Võtan kohe lahti ka depth-charti ka. Just, aga kui teeme selle sama optimistliku skaala küsimuse ka, et kui sa oled 1-10, siis kus sa enne hooaega paikned? Ma olen väga optimistlik, ma arvan, ma mingi 8 ikka olen. Et see kaitse probleem on väike, aga rünnaku poolt ma olen väga, võin öelda, et 10 isegi. Et kohe nii, jah. Aga jäämegi siis selle juurde, et kas see ründe optimism, see ilmselt tuleb kokku kõigest, aga kas see on nagu mingi see off-season liigutus või lihtsalt see, et sa arvad, et Tyler Shook läheb siis Kellen Moore'i juhendamisel, jätkab samas tempos? Ma arvan jah, et see Kellen Moore on nad mängivad väga kiire tempoga, see Kellen Moore on nad pannud mängima ja see on, vähemalt aasta lõpus tõi päris palju edu. Et eks siis näha ole, et nüüd tal on aasta rohkem experience'i ka nende mängijatega kokku mängi, et äkki läheb paremaks asi. Et receiverid on olemas palju, et.
aga need off-season'i liigutused, mis sulle kõige rohkem siin silma jäi, et noh, suurim raha vist läks Etienne'i peale, kui ma nüüd ei eksi, pluss siis noh, extension'id. jah, suurim raha läks jah, selle Etienne'i peale, noh, ja Olave sai ka nüüd makstud lõpuks. Kuigi noh, jah. Aga mis see kuigi nojah, seal Olave extensioni juures oli? Ei no see, et tore on, et ta sai makstud, tal on garanteeritud vist 90, aga eks tal on ikka see peapõrutuse teema on ju. Et kuidas tal sellega vastu peab. See on tõsi. Aga noh, Chuck vähemalt viskas tal ilusti niimoodi, et neid nagu Curry viskeid, mis haiglasse viisid, sellised ei olnud. See oli jõhker aeg ja see oli iga nädal oli vaatad jälle mingi Red Zone'is läheb Saintsi mängu peale, mis nüüd juhtus. See on, et okei, 8 jardi Kamara, okei, super. Aga noh, samas tegelikult ju Cam Jordani ja Kamara, okei, Kamara ilmselt on üsnagi selline lahtine veel, et noh, tundub, et Alvin Kamara tahab oma karjääri lõpetada New Orleansis. Noh, Saints võib-olla tahab veel temast mingit väärtust saada, aga noh, ma arvan, et see on puht sellise fännina, kultuuri asjana on tegelikult ju lahe, et 2 tiimi legendi ikkagi jätkavad seal, kus nad alustanud on. See on kindlasti, eks omanik näeb ka, mis piletid müüb, et on vaja staarid on seal, kellel on särgid ja asjad, et saavad tulla vaatama oma neid iidoleid veel, et Cam Jordan ja Kamara mõlemad siis jah. Aga üldse olulised asjad tegelikult. Ja see on hästi lihtne asi, vaata, mille nagu perspektiivi kaotada off-seasonil ka, et noh, et okei, et noh, mingi, ma ei tea, vana mees, vaata, noh, suva Cam Jordani parimad päevad on möödas, eks ju, aga ta ju tegelikult tähendab lisaks veel sellele, mis ta kaupole tähendab, mis ta umbes fännile tähendab, vaid mida ta ka nagu tiimi siseselt tähendab liidrina, et see on hästi olulised. Absolut, jah. Aga Kaupo, kui me juba siin oleme, siis pöörame korra su optimismi, pessimismi poole ka, et mis muret tekitab siis? Muret tekitab see, et meil on tagakaitses on Kool-Aid ja McKinstry ja siis ei ole mitte kedagi rohkem. Paraku jah. Kannu jook ja mitte midagi muud. Et jah, et ma ei tea. Kuigi no jälle see Cambi jutud muidugi enne, et oi, et ta on hullult arenenud ja parem ja kõik, aga noh, need on praegu head jutud, et seda me näeme siis, kui mängud pihta hakkavad. Jah, no Martin Emerson toodi, eks ju sisse ja seal Justin Reed peaks olema safety koha peal, Reed siuke, jah, me mis suvepäevad rääkisime temast või rääkisime Ülariga millalgi Justin Reedist, et noh, et Reed ju oli väga keskne osa sellest Chiefsi dynastist, keda me ei pea ju üldse silmas, et ta on tegelikult hästi stabiilne safety, aga jah, tõesti seal tundub, et isegi kui Kool-Aid on see mängija, kes nagu võiks olla, siis noh, üks corner oleks nagu sealt justkui veel puudu, aga ta tegelikult saab veel hankida iseenesest. Kevin, kui sa vaatad Saintsi rosterit, siis mis see on spordiajakirjaniku küsimus, et mis tunne on? No nagu mainitud sai, et see rünnak näeb tegelikult väga solid välja selles mõttes, et kui jooksma saavad, sööd toimib, siis need Panthers Saintsi mängud võivad ikka päris kurvad lõppeda, ütleme niimoodi. Et ma jätaks jah, ma oleks, kui ma vaatan Saintsi, siis ma oleks ka pigem ikkagi optimistlik selle ründe poole pealt. Noh, kaitse on nagu see on, aga kuskilt peab alustama jälle. Kaitsekoordinaator Brandon Staley, ma unustasin selle täitsa ära. Jah, tegelikult ju kaitsekoordinaatorina ta oli väga hea. Ja üks asi võib-olla veel, mida mainida, see ründeliin ju tegelikult jällegi, nagu kõikide ründeliinidega NFL-is, kui nad terveks jäävad, on ju vasakult tulles Kelvin Banks, David Edwards, Eric McCoy, Cesar Ruiz ja Talise Fuaga, kes on kõrgelt valitud, kõik need mängijad on kõrgelt valitud siin aastate jooksul, Kelvin Banks eelmine aasta ja Fuaga 2 aastat tagasi, et kaup see ründeliin, pean nüüd tõdema, et ma eelmine aasta väga palju Saintsi ründeliini ei jälginud, et mis see nagu vibe selle ründeliiniga on, et McCoy ja Ruiz on tõestatud mängijad, kuigi jällegi injury mängijad ka natukene, et kui nad tervena püsivad, siis ma arvan, New Orleansis on päris palju lootust, et koos Etienne'iga see jooksumäng paneb päris korralikult. Ja see ongi, et meil 2 aastat järjest on see center McCoy nüüd nagu puruks läinud ikkagi poole hooaja pealt ja siis on nagu keeruline. Aga ääred Banks ja Fuaga on minu meelest väga head tööd teinud äärde peal. Ja siis kui nüüd olekski McCoy ka terve, siis ma arvan, on väga suur chance, et see jooksumäng läheb nagu ilusti tööle. Jooksumäng aitab söödumängu ka, Jordan Tyson. Ja mõtlen jah, kui sul on äärtes on Olave, Tyson ja John Johnson on veel
püüab ka palle tegelikult, ta on ka nagu VR, nii et põhjust optimistlik olla seal meeskonnas jah, et aga jah, kui sa võtad selle mingi X-faktori, et noh, kes see on see mängija, kes võib-olla ka nagu see tiimi staar, kes iganes, aga kes nagu peab tegema mingi siukse sammu, et Saints oleks siis edukas. No Kool-Aid võiks teha selle sammu, et ta on see lockdown corner on ju. Et ta saab selle ühe poole kinni, siis teised võib-olla kamba peale saavad siis teiselt poolt hakkama. No, Brandon Staley seda nagu oskab, jah? Üks signing, mis oli veel mulle meeldis, on see Caden Ellis tuli tagasi uuesti Saintsi nüüd. Tal on juba ka kogemused Saintsiga olemas, et ta on minu meelest väga hea tüüp. Chase Young on 27 aastane või? Täiesti uskumatu. See on üks neist mängijatest, kes nagu on umbes NFL-is mingi 15 aastat olnud. Jaa, tundub. Täiesti uskumatu. 10 säkki oli käimine, karjääri parim hooaeg käimine aastane. Ta on hästi lahe, et ta tundub, et ta on nagu kodu leidnud, et ka põrkas ju ringi, käis seal San Franciscos läbi pärast Washingtoni ja nüüd on ju seal Saintsi kaitses üks liidritest põhimõtteliselt. Jah, Andersoniga koos. Noah Fant vist tuli ka, on ju? Jaa, Noah Fant tuli, jah. Et seal on ka ikkagi. Ja nad draftisid Bryce Lance'i ka ikkagi, Trey Lance'i noorema venna, nii et... Juba andmiseks, jah. Ma mõtlengi, et kui praegu aasta tagasi seda tegime, siis saime siin naerda natuke Saintsi üle, aga seekord enam nii ei olnud. Ja olime siin, me ju aastaid siin jaurasime, et ühel hetkel nad peavad oma need lepingud ära klaarima ja kõik see päris hästi tuli välja, tegelikult ühe aastaga tegid selle ära, kui nüüd Tyler Shock on, kes ta võiks olla, eks ju. Üks aasta anti meile, kus saime natuke Saintsi üle. No sina sai, sulle anti üks aasta. Ja selle drafti koha pealt veel nii palju, et praegu on vähemalt training campis on väga hea tüüp see Baron Brown, kes oli vist 6. raundi pikk, et ta on hästi kiire, et ta on siis nii-öelda nagu Shahid, ta on siis punt returner, returner üldse. Et tundub, et temast saab ka võib-olla asja. Ja no jah, seal jooksuruum tegelikult, Kendre Miller, kes oli alati nende eelmise peatreeneri, ma ei tea, koerakuudis ja Devin Neal, kes on noor running back, et seal tundub jah, et Saints, võib-olla see esimene, või vähemalt mul, ütleme esimene pilt, kui ma New Orleansi peale mõtlen, ei ole tingimata nagu siuke jõuline jooksumäng viimasel aastal 2 olnud, aga neil tegelikult selgelt on siuke mingi filosoofiline suund seda teha, et kehtestada jooksuga jällegi iga tiimi juures, kui sa paned jooksu käima, siis saad sööta ka, et see tuleb tegelikult päris huvitav, nagu Kaups ütles ka, et kui liin terve on, siis see võib olla üks NFL-i paremaid jooksurünnakuid. Üks igavene asi selle spordiga, et kui terve, kui keegi on terve. No see on alati see, et kui me neid preview'sid teeme, et umbes, et kes on see mingi X-faktor või et kes peab alati see, et okei, kui AFC Northiga oli see, et kohe esimene asi Bengalsi peal ütles, kui Joe jääb terveks, vaata. See käib asja juurde niikuinii, vaata. Aga see paraku on, jah. Kaups, mis siis peab juhtuma, et sa ütleksid, vaataksid siis hooajale tagasi ja ütleksid, et näed, see oli nüüd hea aasta New Orleansi jaoks? Võiks juhtuda see, et on näha, et Tyler Shock siis on meie quarterback, siis ma oleks positiivne. Ja võiks siis division ikkagi võita. Saan täitsa murest aru. Ma räägin, see on iga aastane asi NFC Southis, iga fänn, kellelt küsida, et võiks division on võidetav, jah. No tegelikult on ka. Aga selles mõttes, et seda on nagu raske nagu määrata, aga Tyler Shook on nagu quarterback, kas sellele on nagu keeruline numbrit panna, see on pigem nagu see, et sa näed, et ta on see vend, eks ju. Mitte nagu tingimata nagu see, et mida ta teeb statistiliselt. Statistiliselt ma arvan, et see tuleb ka pärast bold prediction, aga ma arvan, et see 4000 jaardi ta viskab ära. See on päris tugev prediction, mulle meeldib see. Oota, ma panen selle kirja kohe ära. Nii, okei. Vegas over-under. Lähme siis sinna korra 7,5 samamoodi. Jah, Kevin, alustame sinust. Mis sa arvad over-under ja anna ennustus ka? Ma pean natuke tagasi tegema, ma ütlen 8-9. Aga 6, mis oli 6-11, selle pealt minna 8-9 peale. No see viitab juba ju päris korralikule arenguhüppele. Ma ei taha uuesti 8-9 panna. See ongi see division, kus keegi on
see suur on puudu, kes kindlalt nagu jookseks ära. Noh, keegi, kellele saaks panna mingi 11 kirja, vaata, sedasi vaata ja täpselt. Et selle odavalt võib ära võita selle divisiooni. Kurat, ei, ma jään 8-9 juurde. Kahjuks või õnneks. Tekene solid tükk, vaat. Ülar läheb 9-8-ga. Aga Kaupo, mis sa ütled? Mina lähen ka 9-8. Sellised mõistlikud ennustused siin divisionis, keegi hullu panevad. Ole Patriotsi fänni chatis, nii. See on aus. Ma vaatasin, et jah, et seal kuni 11 on reaalne, et ega rohkem vist väga ei ole. Jah, kui ma oleks juba väga elanud, kui Carolina eeskab 10 võitu. 10-11 võitu. Ja schedule ka jah, nagu Kaups enne siin korra viitas, et algab ju Lionsi ja Ravensiga, aga kuni 7. nädalani tegelikult on siin Raiders, Falcons, Vikings, Giants, Steelers, siis on bye weeks, on Browns, Panthers. Siin on tegelikult täitsa selliseid võidetavaid mänge, aga jah, see schedule ongi selline täpselt, et kui sa tahad seda 9 või seda 10 võita, siis jah, Saints peab selle ikka siin välja teenima, mis oleks jah, täpselt võib-olla see, et kui nad Saints teeniks need võidud, siis see näitabki, et Shook ja see uus ajastu New Orleansis nagu kannab. Kaups, Tyler Shook 4000 passing yardi paneme praegu kirja bold prediction'ina, aga on sul midagi veel sealt? Ei, praegu ei ole, et midagi muud nagu otseselt öelda ei oska, et ma arvan, et Tyson on ka hea Olave kõrval. Selle vist mainime ka ikka ära, et Brian Brissy hooaeg paraku on ju läbi. Brian Brissy on jah, hooaeg läbi, jah. See oli ACL, eks ju. Kohe seal varakult, et see... Etiennilt võiks ka tegelikult oodata ikka päris hea hooaeg. Ma just nagu keerutan ka pead selle ümber, et mis see number on või mida nagu ütlema peaks Travis Etienne'i kohta, aga Etienne ju eelmine aasta tegi meeletult vägeva hooaja sobivas skeemis Jacksonville'is küll, aga see raha, mis ta sai, näitab selgelt, et ta on see number 1 back seal. Tuleb Etienne'ile, oota, ma panen Etienne'ile mingi asjakirja, ma panen Etienne. Midagi on vaja panna. Vaatan kohe üle, mis ta eelmine aasta jooksis, saab selle põhjal. Nii sama ei maksa raha, noh. Ja mõtlegi nüüd Alvin Kamara vab 1000, esimest korda karjääris. Travis Etienne on 1100 mees. Ma ütlen, Travis Etienne jookseb 1400 jaardi. Nice. Teeme tugeva, sest seal on Kamara nagu täie austusega üks lahedamaid mängijaid üldse NFL-is, aga ei ole ka päris enam see juice võib-olla, kes ta varem oli, need noored running back'id, aga sul on ikkagi suure raha running back number 1, ma arvan, see võib-olla, see number on bold, aga see, et Travis Etienne on hea running back, ei ole bold prediction, see on. On teil veel mingeid mõtteid New Orleans Saintsi juures või võtame need 2 koledat rivaali veel edasi? Koledat on. Õudselt reavad rivaali. Rääkisime koledast. Kõige koledamad rivaalid on juba tehtud, jah? Aga ei, ma ütlen jah, et Saints, ma ütlen, et asjalikult ikkagi käima saanud nii kiiresti, nagu see väike rebuild ära teha, päris impressive, et ja tegelikult üks asi, mis mulle hästi meeldib nende 2 tiimi juures just eriti on see, et Kellen Moore, ründesuunitlusega peatreener, eks ju, kaitsekoordinaator Brandon Staley. Panthersis sama lugu, Dave Canales, kaitsekoordinaator ja Giro Evero, kellest on räägitud peaaegu 10 aastat, et üks paremaid kaitsekoordinaatorid, et selles mõttes nad noored peatreenerid, kellel selgelt on head sidemed ka noorte talendikate kaitsekoordinaatoritega, et tegelikult see aitab ilgelt kaasa, kui ja vähemalt Staley puhul on tal ju peatreeneri kogemus ka, et ei läinud võib-olla kõige paremini, aga ta saab Kellen Moore'i ju väga abistada, et mis rehade otsa mitte astuda ja kõike seda, et see tegelikult hästi lahedad coaching staff'id ka, et 2 tiimi, kes ju ehitavad ikkagi läbi kultuuri ka, et väga huvitavad. Aga võtame siis, lähme siis divisionis edasi ja lähme siis võib-olla lähme võtame Tampa Bay Buccaneersi, kõige hilisem Superbowli võite ikkagi ka selles divisionis. Peatreener Todd Bowles jätkuvalt, mina olin üsnagi veendunud eelmise hooaja lõpus, kui ta seal oma mängijaid otseselt välja bussi ette viskas, et tema töö on läinud. Aga sealt on vanameister kaitsekoordinaator või see kaitsesuunitlusega ikka tõsiselt hea
treener, aga Bowles, kelle võib-olla siuke John Harbaugh olukord või Mike Tomlinite olukord, et võib-olla see sõnum hakkab nagu natukene vanaks saama. Off-seasonil kaotusi omajagu, see tiimi nägu ja ehitus natukene muutus. Mike Evans siis võib-olla suurim nimi, aga Rashad White, kes oli väga oluline roll, väga oluline jooksja selles rünnakus. Kaitsest Logan Hall, Jamel Dean, hea cornerback, Christian Easy, Lavonte David, Tampa Bay's kohe kindlasti legendaarne linebacker lõpetas siis oma karjääri ja tõenäoliselt ei tea, kas ta on tegelikult Hall of Famer, aga sõrmus on olemas, võib-olla isegi on ka. Ja off-seasonil toodi sisse Tampa Bay, kellel raha tegelikult väga palju ei olnud, aga nad said tuua Alex Anzalone linebackeri peale, Asian Robinsoni, Kenny Gainwell, kes mängis eelmine hooaeg Pittsburghis väga hästi, ja siis Christian Roseboom ja Rakim Nunez-Roches. Ja siis draftis Tampa Bay, nagu nad ikka teevad, oskavad seda tiimi väga hästi ehitada, istusid ja ootasid. Neile kukkus sülle Ruben Payne, keda paljud inimesed pidasid selle drafti kõige paremaks mängijaks üldse. Josiah Trotter tuleb, tugevdab linebacker core ja 3. raundis nad said veel pika ja dünaamilised Head Hursti. Tampa Bay üks asi, mida nad on väga hästi osanud teha siin aastate jooksul, on see, et nad ehitavad seda tiimi läbi drafti ja oskavad seda tiimi nagu ehitada. Et Ted Hurst võib-olla otseselt siuke Mike Evansi asendus, aga tegelikult selle, ma ei tea, Kevin, kui sa nagu pigem see küsimus vist on see, et kas see Emeka Egbuka teeb see aasta selle hüppe, et ta on üks NFL-i paremat receiverid, sest ma vaikselt nagu just eriti fantasy hooaja peale mõeldes vaikselt hakkan kulgema sinna poole, et ma ei tea, kuhu see Egbuka lagi nagu ulatub. Jah, täitsa jah, ma mõtlen ka, et siin oleks ikkagi koht, kus ikkagi minna edasi kindlasti. Sest eelmine hooaeg tal lõppes vigasena natukene, aga algas ju meeletult kiiresti. Ja see üldse see Bakeri, kuidas ta mängis, et see kõik ikkagi toimis väga hästi tegelikult. Teatud hetkeni. Jah, seda küll. Ja üks küsimus võib-olla selle rünnaku juures või see, mis nagu seda tiimi ütleme mingil määral tagasi hoidis, oli see, et Bucky Irving sai viga ja neil ei olnud seda dünaamilist plahvatuslikku running backi, kes eeldatavasti see aasta nüüd ikkagi Bucky ma dynasty omanikuna ka, mureliku dynasty omanikuna olen ikka Tampa Bay'l silma peal hoidnud, et Bucky vähemalt trendi teeb, palli saab päris palju, et seal ka ju tegelikult uus rünnak, see on siis Zach Robinson, kes oli Arizonas enne. Et Bucky Irvingu tagasitulek, Jalen McMillani tagasitulek receiveri koha peal ka, pluss see liin tegelikult on alati solid olnud, aga kui me siin oleme teie mõlema tiimi juures nagu seda quarterbacki küsimust nagu üleval hoidnud, siis ilmselt see kõige suurem küsimus praeguse seisuga Tampa Bay kohal on siis Baker Mayfield. Et Baker on lepingu all, aga tahab uut ja ei ole teinud seda üldse ja ei ole teinud saladust, et ta tahab uut, et Kaups, mis sinu hinnang Baker Mayfieldil on, et ütleme seda, neid quarterbacki lepinguid saab tänapäeval vist nagu sellisesse kahte kategooriasse panna, et kas see on see Geno Smithi ja Sam Darnoldi leping või see on see 250 miljonit, et kus sa nagu Bakerit sellel skaalal näed? No, ma vaatasin seda quarterbacki seriaali ka, Baker oli seal üks tegelastest on tundub, et ta on ikkagi natukene hullumeelne, et tiim nagu väga ei taha talle nii palju raha maksta, sest teda nagu ei saa usaldada, et kui katkisena ta nagu mängib, et see alati ei ole hea nagu variant. Temaga ongi jah see jama, et ei tea kunagi, kuidas ta nagu väljaspool jalkad, kuidas tal elu käib, et see tundub, et nagu palju mõjutab teda, et mis ta nagu väljaspool ka toimub. Aga samas tal on ju periood olnud, kus ta on umbes poole hooaja pealt MVP kandidaat kõrgemaid, et see tase on tegelikult olemas seal. Lagi on olemas tõesti, et nagu kõrgele minna. Isegi seal Clevelandi päevad arvasin, et kurat, see vendini või kuradi hea olla tegelikult. Aga jah, temaga kunagi ei tea, aga eks sellepärast need GM-id palju raha teenivadki, et neid otsuseid teha enne. Mina ei julgeks. Baker tahab ka raha teenida. Ja tegelikult teine küsimus on ka Vita Veia ju, vaata, kes tegelikult siin on ka lepingut jahtinud ja ähvardanud ära minna, et Tampa Bay tuleviku kohal on päris palju selliseid
üsna põhimõttelisi küsimusi ja noh, ma ei tea, Bucky Irvingi tervis ka, Kenny Gainwell sisse tuua muidugi on väga hea, aga see ongi nagu, et noh, Tampa on võib-olla sükse 2 ajastu vahel, et kaupa noh, selles mõttes, et Todd Bowles jäeti alles, noh, võib-olla Liam Cohen'i, noh, paljud tiimid saavad seda nüüd öelda, et noh, Liam Cohen kõndis uksest välja, äkki oleks pidanud tema jätma alles, et kas sa näed nagu, et Tampa Bay, kas see roster, mis Tampa Bay'l praegu on Superbowli roster või kogutakse järgmise peatreeneri jaoks või? Ma arvan, pigem jah kogutakse, et ma arvan veel, et ei ole praegu see tiim. Mõtlen, kui NFC South'is peaks keegi Superbowli võitma, siis ma oleks väga, väga üllatud. Siis peab loto numbreid hakkama, loto piletid ostma hakkama. Õnnega koos. Et jah, ma pigem arvan ka, et ikka kogutakse selles järgmiseks faasiks, ma arvan. Ja noh, see Bakeri küsimus mingil määral võib-olla kattub sellega, et noh, võib-olla põhjusega ei taha anda pikka talle vaata. Võib-olla saavad järgmine draft endale kellegi uue noore. See on ka jah, alati oht on ja ükskõik kui hea see ei ole, see on alati oht. Ühtlasi ka tiim, kes noh, ei karda liigutusi teha, selles mõttes julgeid liigutusi, et noh, tegelikult ei ole üldse välistatud, et nad võivad midagi teha, eriti kui see hooaeg peaks minema. Noh, selles mõttes aia taha minek Tampa Bay jaoks vist lihtsalt tähendab seda jah, et nad ei lõpeta kuskil kõrgel, see on ikkagi tiim, kes võitis päris mõni aasta tagasi alles Superbowli, aga noh, see ajast on teine muidugi. Mõtlen, minu jaoks ikkagi Tampa paberil peaks ära võitma divisioni, mõtlen ausalt. Et see squad on tegelikult, noh, kõikidega võrreldes on tegelikult neil kõige parem. Nagu kõige nagu siuke potentsiaalikam, aga õnneks seda ei mängita paberil enne, et peab nägema, kuidas väljakul läheb. Ja noh, Bakeri küsimus on see kindlasti suur. Mina jälle millegipärast arvan, et nad jäävad kas nüüd päris viimaseks või jäävad 3. sellest. Mina ei tea, miks mulle niisugune tunne, lihtsalt sisetunne ütleb, et see lendab õhku. Võib vabalt. Siin on hea siuke pattern, et kõigil on need quarterbacki mured siin. Isegi neil, kellel nagu justkui on olemas, ei ole olemas ja need, kellel ei ole kohe üldse olemas. No ma ei tea, siin mõned nagu need nõrgemad kohad ära mainida, noh see injury küsimus on Tampa ilmselt üks tiime, kelle juures selle saab nagu päriselt välja tuua eraldi, et noh, Baker on alati banged up, noh, Bucky Irving, kas keegi teab, ta on olemas üldse. Chris Godwin tuleb ka alati vigastuse pealt, et noh, seal on see küsimus, see ründeliin ei ole enam see, mis ta oli mõni aasta tagasi, kui ta oli ikkagi NFL üks paremini. No, Tristan Wirfs on olemas, see juba tõstab liini üle keskmise põhimõtteliselt ja Luke Kedeki on ka hea, aga see siseliin on nagu natukene kehva. Ja kuidas ei Mika Ekpuka, siis noh, hooaja lõpp ka samamoodi vigane, et noh, seal on ka vaja, et asjad nagu noh, et Ekpuka terve püsiks põhimõtteliselt. Ta peab selle Mike Evansi rolli ikkagi üle võtma täiesti. Keegi peab. See on ikkagi jah tema see koht nüüd, et ennast näidata, et need hooaja lõpu need vigastused üldse võivad ikkagi nagu tegelikult maha ka tõmmata, et sul on nagu hea see, noh, selle Hubbardiga oli sama, et mängis väga hooaja lõpus sai viga ja siis järgmine hooaeg oli kohe tunduvalt madalam, kui oleks võinud olla, aga no, eks me näeme. Aga proovime siis, mis see nagu hea hooaeg Tampa Bay jaoks oleks, kas see on vist kõikidel tiimidel umbes, et võidab divisioni ära, winning record ja division põhimõtteliselt. No mina ütleks see, et kui ma täiesti neutraalselt vaatan, et mina arvan, et Tampa Bay's to lose, see division. See on nagu, peaks olema nagu nende aasta, aga minu ütleb sisetunne seda millegi pärast. Ma nagu ka puht nagu peale vaadates mul tekib sama tunne tegelikult, aga noh, kui sa nagu sügavamale lähed ja hakkad nagu seda Tampa rosterit vaatama, siis nagu sa näed neid pragusid seal, aga jah, see on täitsa. Siin ongi see, nagu ma võib-olla paar korda öelnud olen, et siin ongi see probleem, et seda divisioni saab nii odavalt võita. Odavalt kätte, jah. Et see olekski jah, üks kindel favoriit, siis oleks lihtne. No see teebki selle divisioni lahedaks minu arust.
teise koha pealt on täitsa huvitav division. Väljast vaadates AFC fännina on väga hea seda mingit omavahel peksu lihtsalt jälgida seal. Head rivaliteedid ka seal omavahel, et lihtsalt jah, see Zach Robinsoni süsteem, et ma arvan, see hooaeg nagu ikka Tampas sõltub Bakerist väga palju, et kuidas Zach Robinsoni see offensive coordinatori tulek, et tegelikult ju Ramsey süsteem, kus Baker ju säras lühikest aega, aga ikkagi säras, et ilmselt lubataks tal nagu rohkem seda palli loopida ka. Vegas over-under 8,5 paistab, et Vegas peab ka Tampa Bay'd favoriidiks siis, küll väikselt, aga peavad. Ma ütlen nii palju ära, Ülar ennustas 8 võitu, mina lähen 7 peale. Kevin, mis sa ütled? No, see on ikka keerulisem kui mõni teine tüübi. Ma panen 9. 9 võitu. 9, jah. Ma panen 9. Teeme 9. Teeme 9 ka. No see on ainuke division, kus sa võita divisioni on technicality. Jah, aus. Kaupo? We või tie ja me võitsime ära. Mina arvan ka 7 kallastega lähen samamoodi. Davai. 7-10. Ma räägin, kõik on väga mõistlikud ennustused praegu. Keegi midagi hullu ei pane. 15 näevad. Või mingi 3. Ma mõtlen, kas teil tuleb mõni bold prediction. Ülar võttis selle kõigi lemmiku ära, et Ruben Payne teeb rookie sack rekordi 14,5, et see mängi on tõesti, kui keegi oli NFL-iks valmis, see on tema. Ma ei tea, kas see on bold, aga äkki siis poole hooaja pealt saab coach ikkagi ära minna. No paneme kirja. Ei, see on hea tegelikult. Sul on ikka suur enesekindlus selle kohal. Nii, oota, mul keerutan praegu mingit Ekbuka teiki, aga mul vist, ma ei julge vist mingit numbritega auhinda panna, ma jätan praegu tühjaks. Jõuan veel seda muuta siin, kui vaja on. Kevin, sul mõni ennustus veel? Ma ei tea. Gainwell teeb kõva hooaja. Ma ei tea. Selge. Teeb lihtsalt väga hea hooaja. Parem kui inimesed arvasid. Ma panen pakun seda. Aga lähme siis võtame Atlanta ka, A-Towni tiim, kes jätkab Kevin Stefanski juhendamisel. Kaotustest räägime siis Kirk Cousinsist, räägime Darnell Mooney, legend, Tyler Algier, Caden Ellis, kes läksid New Orleansi tagasi. Ja free agency'st toodi siis Tua Tagovailoa sellesse niigi segasesse quarterbacki ruumi. Brian Robinson Jr., ärge teda draftige Bijani asemel fantasy draftis, siis Jahan Dotson, Olamide Zacchaeus, 2 receiverit, Dotson tegelikult huvitava profiiliga, nagu ikka, Austin Hooper, kes siuke tunne, et ta on 20 aastat NFL-is mänginud, Aziz Ojulari, Nick Folk kickerina ja siis siin pikendati näiteks Matthew Bergeroni lepingut ja pikendati mõistagi ka Bijan Robinsoni, Drake Londoni ja Kyle Pitsi lepinguid, et see Atlanta kolmik on paigas. Ma arvan, et päris palju tiimid NFL-is tahaksid sellist kolmikut. See Pitsi küsimus on seal muidugi see suur. Suured rahad, aga peab välja käima sellise kolmiku jaoks. Bijanist palju paremaid ei ole, Drake London noor ja Kyle Pitts on Kyle Pitts, tema on kõike väärt. Pitts räägib iseendast, nimi räägib iseendast. Sa lihtsalt ütled sõna Kyle Pitts ja igal NFL-i fännid mingi arvamus selle peale. Draftis siis toodi siis Avion Terrell, AJ noorem vend ja Zacharian Branch, kes on väga huvitav receiver tegelikult sellise väga dünaamilise profiiliga ja on training camp'is juba playsid ka teinud. Et Atlanta on huvitav. Aga see kõige suurem küsimus, nagu me absoluutselt kõikide 4 tiimi juures siin pidanud oleme, Tua Tagovailoa läks siis quarterbacki ruumi, kus oli Michael Penix ees. Michael Penix vigane, hooaega ta ei alusta. Tua on nüüd vigane. Ja siis viga sai veel 3. QB, mis tähendab, et nad pidid tooma sisse Cooper Rushi. Et see quarterbacki ruum, ma isegi ei tea, kas siin nagu tasub seda küsimust küsida, et umbes, et kes teie arust on see parim starter, kas Tua või Penix, pigem vist on küsimus, või pigem on see küsimus Kaupo vist see, et see quarterbacki ruum hoiab seda meeskonda tagasi. Praegu kindlasti, see on nagu, ma ei tea.
komöödia natuke. Komöödia, jah. Sellest, et saaks nagu veel mõned vasakukäelised äkki tuua. Dillon Gabrieli oleks võinud kaasa võtta Clevelandist. Aga Kevin, ma ei tea, oskad sa nagu hinnata, et Tua või Phoenix või mis nad nagu tegema peaks, sest tegelikult Kevin Stefanski on ju alati nagu, Kevin Stefanski üks põhiasju oli see, et ta suudab midagi käima panna, vaata. Et aga kas nagu nendel quarterbackidel on piisavad seda teha sinu arust? Jah, seal on ikka tööd vaja teha, ütleme nii. Et isegi Phoenix, kes tegelikult ju Phoenix väga talendikas viskaja, aga need jalavigastused tulevad kogu aeg ette, et isegi see nagu ei ole ju. Jah, ühel hetkel see vigastus nagu vabandus enam ei päästa, vaata. Et see ühel hetkel on see reaalsus, et see, mis nende see, ma ei olegi uurinud, mis nende nagu selle timeline on, et millal nad nagu tagasi võiks tulla? No Tua vist on lühema, selles mõttes Tua vist on nagu lihtsalt banged up selles mõttes, aga Phoenix, ma saan aru, ütles ise välja, et ta vist ei saa hooaega alustada isegi. Alustada ei saa, jah. Ma arvan, jah, Tua ikkagi läheb sinna starting rolli, et selles mõttes sul pole midagi muud teha, kui ta piisavalt, ta on varem ka siin vigasena mänginud, et kogu aeg. Ma arvan, et business as usual tema jaoks, ma arvan, et tema läheb starteriks ikka ära. Ja jällegi, Tua on, kes ta on, aga selles mõttes ta on ju näidanud ka tegelikult väga kõrget taset, et kui Stefanski selle tööta saab, siis Atlanta fännid ilmselt vaatavad, et võidetav division, nagu siin seda juba maininud. Paar aega tagasi, kus ta ikkagi mängis ikkagi staari tasemel see Dolphinsiga, kui mis nad läksid 11-6. 11 oli vist jah, see 2023 hooaeg. Et ta on nagu kvaliteeti võib olla, aga jällegi küsimus, et kas mees on terve. Ja mis see nagu see tulevik selle quarterbacki positsiooni peal on, sest nad ilmselt võidavad jälle mingi 7-8 mängu. Ja quarterbacki draftida, et seal nagu ongi, kulutasid ju suurt raha Kirk Cousinsi peale. See ka ei töötanud, et on alati see küsimus olnud. Siis mõned. Ikkagi kaos olnud selle QB koha pealt. Ja nad on proovinud ka kõike, üks neist tiimidest. Ja see tiim, isegi kõik see, et me räägime nendest Bijanitest, Bijan tõesti üks NFL-i suuremaid talente, Drake London hea mängija, Kyle Pitts ründeliin on ju väga soliidne. Aga siis sa vaatad sinna kaitse poole peale James Pierce Jr., kes hea, et ta vangis ei ole. Javon Walker ka ju väga palju lubav noor mängija, tema hooaeg on läbi, sai vigastada just hiljati. Et see pass rush'i areng, mis nad eelmine aasta tegid nende kahe nimega. James Pierce ilmselt on hea mängija selles mõttes, et see eelmine hooaeg oli ka väga hea, aga lihtsalt jah, Javon Walkeri vigastus paneb juba Pizzeri sellele, et secondary peaks olema päris tugev. Xavier Watts ja Jesse Bates on väga hea safety paar ja Watts tegi eelmine aasta mitu play'd. Terrelli vennad, see on lihtsalt nagu lahe story, et Terrelli vennad on 2 cornerit seal meeskonnas, aga sa näed nagu selles kaitses on küsimusi ja küsimusi, mis võib-olla lisaks sellele quarterbacki jamale. Lihtsalt see ongi see, et me räägime Atlantast iga hooaeg ja neutraalse fännini kaasa vaatad, et põmb, Hits teeb hullu, Drake London paneb hullu, Bijan paneb hullu, et enne hooaega see tiim näeb jõhkralt hea välja ja siis hooaeg algab, see on jälle see, et nad ei saa pass rush'i või alati on mingi probleem. Ja siis jah, see quarterbacki ruum on selgelt see murekoht, aga Kevin, kui sa vaatad nagu Atlanta tiimi, siis kas midagi teeb nagu paneb nagu kadestama ka või on midagi, mis sa nagu rööviksid Carolinasse või? Ma arvan, et siin kindel vastus on olemas. Nagu me enne ütlesime, Kyle Pitts. Oleks endal ka siukene tight end lõpuks. Aga ma ütlen jah, et see kolmik, suur raha, aga ikkagi, et see kolmik ikkagi on väga, paneb ikkagi kadestama ka natuke, et siukene kolmik. Oleks neil see quarterbacki küsimus ka vastatud, siis oleks väga ohtlik. Aga eks siin on nüüd aega vastata seda, et kellega ja mida ja... Aga Kaupo, mida sa sellest Falconsi nagu, ma ei tea, rosterist nagu või nendest mängijatest nagu arvad, et see quarterbacki taga on see kinni, aga kui kõrge lagi tegelikult sellel tiimil oleks, kui neil oleks quarterback paigas, mis iganes siis see tähendab? Eks nüüd on uus treener ja eks see nüüd midagi hakkab seal muutuma, et ma kujutan ette, kui neil oleks mingisugune
ma ei tea, Kohv näiteks seal taga on ju quarterback'ina, siis ma arvan, et neil oleks päris okei nagu Kohv on täpselt see tase, mida neil vaja oleks. Oleks jah, oleks mingi süke quarterback olemas, mis mõtleks, et nad ilmselt võidavad divisioni. Just. Mõtleks, et aga see on nagu puud, et see siis ajal. Paraku teda ei ole seal. Jah, et seal on jah seda vaja leida, et loodame, et ei leia. Jah, ma just mõtlesin, et teilt on nagu hea küsida selles mõttes, mida Falcons tegema peab, et rohkem võita. Jätke samad vaimus. Aga jaa, huvitaval kombel või tegelikult ma ei tea, kas ongi nii huvitav. Vegase silmis on Atlanta selle divisioni kõige nõrgem meeskond. Over-under on 6,5. Kõik on täpselt samas augus muidugi. Et Ülar paneb siin 5-12. Kevin, mis sa ütled? 5-2, ma oleks natukene optimistlikum. Ma paneksin, ma panen 7 peale. Ma panen 7 peale. Kaupo, mis sa ütled? Ma arvan ka, et 7 ikka äkki tuleb ära. Ma kirjutasin endale ka just 7 sisse panemas, kõik 7. Ülar on see, kes nagu täppi paneb, me oleme natukene optimistlikumad. Ma olin valmis selleks 9 oleks 2 võitu või mida, ma olin selleks 9 lematused valmis praegu. Ma arvan jah, et ikkagi Tua, kui ta võib ikkagi mänge võita selles mõttes, kui ta ja isegi nagu see Brian Robinsoni sisse toomine, Tyler Algier ju alati sai ka vaata palli seal, et iseasi muidugi, kuidas see Stefanski rünnak välja näeb, äkki Kyle Pitts ärab, sest tight endid alati Stefanski süsteemis on teinud hästi, et seal on alust, aga terve see jutt, nagu me rääkinud oleme, see jääb selle quarterbacki taha tõenäoliselt ja ma julgen ennustada, et see jääb ka see aasta quarterbacki taha. Lämmes bold predictionite juurde. Ülar ütleb, et nii Drake London kui Bijan Robinson on all-pro'd. Päris jah, samal aastal ühe tiimi mängijad tihti peale ei saa. Et see on see bold. Ma olen safety play austaja, nii et ma ütlen, et Jesse Bates ja Xavier Watts võtavad 2 peale 10 pluss interceptionit. Mulle väga meeldib neid 2 mängijat näha, nad on täpselt sellised nagu sarnased safety'd ka, et nad suudavad kõike teha ja Xavier Watts väga underrated oli paar aastat tagasi draftist tulles, et eelmine aasta ju hooaja lõpus, kui nad Ramsil ära tegid kodus. Bijan juba nii hullu ja siis nad äkki võtsid Staffordilt 3 või 4 korda selle palli ära isegi 2 peale seal, et Bates ja Watts on üks lahedamaid tuuosid minu silmis. Kumbki teist tahab midagi, keegi tahab mingi quarterbacki ennustada teha? Quarterbacki ei taha, aga ma arvan, Bijan teeb ikka väga hea hooaja see aasta. Bijan jah, ma mõtlesin ka, et Bijan ja paneme. Ma ei tea, palju ta eelmine aasta jooksis. Kohe vaata mida. Jah, see on jah. Alustame sellest. Hindame, see on protsess ikkagi. Eelmine aasta Bijan Robinson jooksis 1500 jardi ja 7 touchdowni ainult. Aasta enne seda oli 20 jardi vähem, aga 14 touchdowni. Mina arvaks 15 touchdowni tuleb Bijan. Okay. Ta Algier ei ole enam, Algier võttis tal ära. Oota, ma panen, Kaups paneb Bijan 15 touchdowni. Kevin, tahad lisada, paneme teile ühise selle või? Bijani bold predictioni. Kusjuures ma vist isegi ütleks seda, et Bijanil on võimalus teha see legendaarne 100 catch'i hooaeg ka tegelikult ära, sest ta on 3 hooaega NFL-is mänginud, ta püüdnud 58-61, eelmine aasta 79 palli. Tal tegelikult see 100 catch'i hooaeg ei ole üldse kaugel. Okay. Kurat, ei julge, ma mõtlen selle quarterbacki koha peale. Quarterback annabki palli ära lihtsalt ja läheb jookseb. Mine tee midagi. Pall on sinu, mine tee just. Ega ei pea panema ka. Mille eest me võtame? Mõtle, oleks hull, kui näeks nagu, et Tua on see starting quarterback hooaja lõpuni, et see oleks nagu päris hull tegelikult. Ei, tegelikult see, ma panen selle kirja, sest see tegelikult on. Tua on starter terve hooaja. See on väga bold, jah.
või noh, enamus hooajast, ma ei tea. No ja nüüd hakkame juba tagasi astuma. aga teeme siis viimane harjutus veel teile kahele. Ennustage siis selle divisioni järjestus. Kevin, alustame sinust. Ei, minust, no okei. Võtame siis need Panthersi prillid eest ära. Ütleme, ma panen Tampa võitjaks. Okay. Ma panen Tampa võitjaks, siis tuleb Carolina, Saints ja Falcons viimane. Sorry, Kaups, on võimalus vastu teha nüüd. Jaa. Saints on number 1. Panthers on teine, Tampa 3. ja Falcons on viimane. Okei, Falcons teine. Ei, oota, Panthers teine, sorry. Panthers teine. Falcons. Ja Falcons viimane on. Nii, olgu nii, mehed. See on järjekordne NFC Southi division tehtud selleks hooajaks. On teil mingeid lahkuvaid mõtteid veel divisioni või üldse NFL-i või hooaja suhtes, mida veel siin kuulajatel anda? Hea küsimus täitsa. No, ei jõua oodata, jah. Sellega nõustuvad kõik. Ütleme, et ma tean, et paljudel käib see vastu karva, aga ma tahaks ikkagi näha, et Buffalo jõuaks ikkagi lõpuks sinna bowlile ära. Mida iganes. Aga kui nad mängivad Ravensi vastu, siis ma olen Ravensi poolt. Mul on üks Panther ka kohe pakkuda. Oota, mulle saab. See on Carolina fänn on siin. Väga hea. Tuleb korra uuesti pilti. Aga jah, kuule mehed, Kaups ei olnud üldse bold prediction või bold take, et ootame hooaega põnevusega, aga see on kõigi ühine arvamus. Ma nõustun sinuga, ma olen juba nagu nii lainel, kui põhimõtteliselt olla saab. Vaata, see ongi see, et suvel nagu tiksud, siis ütled endale küll, et tegelikult ei hooli vaata nii palju. Umbes nagu, et ei olegi vaata hullu. Ja siis kohe, kui treening käib pihta, hakkab tõmb Twitteri lahti jälle mingi Lamar Jackson paab hullu, vaata. Päris hea. Hakkab tulema. Ainult suve ja siis. Ja valetad läbi suve. Aga eks kuidagi tuleb need off-seasonid üle elada ja nüüd oleme selle jälle üle elanud. Hakkab juba ju, lindistame seda ju ometigi siis kolmapäeval 2 päeva pärast või 1,5 päeva pärast on tegelikult Hall of Fame mäng juba, mida ma ütlen päris avalikult välja, et mina ei vaata Kenny Pickett versus Carson Beck, aga respekt kõigile, kes seda teevad. Ei kavatse vaadata. Ja ma neid pre-seasonid väga kunagi üldse ei vaata. Nagu ma alati kardan seda, et sealt tuleb mingi loll vigastus alati, siis ma ei näha seda. Sest tavaliselt, ma ei tea, kas see on mingi NFL-i nagu üldine, võib-olla te olete nagu ka märganud, aga ma tean, et üks mäng on, vähemalt Ravensil on alati üks mäng nagu kell 8 meie aja järgi. Ja seda ma olen tavaliselt vaadanud, aga ma ei tea, kas see on kõigil tiimidel niimoodi, et üks mäng on nagu eestlaste jaoks ka normaalsel ajal. Seda ma arvan, pigem oleneb sellest, kellega mängitakse ikkagi. No kus ja kellega, eks see vist on pigem see. Mind ikka päev imestama vahest see, et kui see Hall of Fame mäng tuleb, siis ikkagi vaatajate arv on ikka meeletu selle. Nii kaua vaata oodatud ja kõike seda. Kõik on nälgas, USA-s see NFL ikka kuning. Ja mulle meeldivad need pre-season mängud ka, mis on nagu Thursday Night Footballid, vaata. Et sul ongi need nagu see põhikommentaatorite tiim, kõik see presentation ja siis mäng algab ja siis tulebki välja, kui Kenny Pickett vaatad, õige ja korra on juba hype sees, et davai, et põmm, lähme teeme. Ja siis tuleb meelde ja nüüd siit tuleb Tyler Huntley. Õige, jah. Näitab kõiki neid nagu tugevamaid vendi ka, aga need on kõik istuvad slide-line'is ja elavad kaasa. Pusa selja selle Josh Allen itsitab seal kellega, kes vaatad, ja õige, ja tal ei ole mingit plaani väljakule tulnud. Tartu Titansi mäng peale, see on täna. See on õige jutt. Shout out Tartu Titans. Ma arvan, Tartu Titans võtaks ka NFC Southist vaataks, et kuule division on päris lahtine.
Meil mehi on seal. või kui sa asendad Hennessy Titansiga, võib-olla need vaatavad samamoodi. Aga see selleks. Kuulge, mehed, aitäh teile. Iga aasta saame teile peaaegu, et siin loota. Kui üks asi on kindel, siis Kevin tuleb ja Kaupo tulevad suvel NFC Southi arutama. Aga jätkame siis, augustis jätkame, nagu ma enne ütlesin, sama hooga, et 2 korda nädalas toome teile preview'd ja saate Euroopa juttu ja saate siin Tartu Titansi juttu ka. Ja tahaks arvata, et õige pea kuulutame välja ka selle Watch Party ametliku asukoha selleks hooajaks, kuhu me siis kõiki teid ootame hooaja käigus. Aga aitäh teile ja aitäh kuulajatele ja kohtume järgmine nädal. Tšau! Tšau!